No tervitus täna siis jälle sellisel tavapärasemal ajal. Meie live tuleb ja ma vaatasin, et nii tore, et meie grupiga on liitunud päris palju ägedaid naisi ja emasid, kes siis just on alustamas enda ettevõtlusteekonda ja otsivad sellist ideed, et millega siis pihta hakata ja mõtlesin, et jagangi täna siis sellel teemal, et kuidas siis alustada ja millega alustada ja mismoodi seda ideed leida. Ja tegelikult inspiratsiooni sain päris palju ka tänaseks laiviks enda siis viimaselt reisilt ja mitte siis Ameerikast, aga lennukist. Ehk siis tavapäraselt ma lennukis väga filme ei vaata, sellepärast et tavaliselt olen ma seal koos lastega, ehk siis ikka tuleb neid korrale kutsuda, taga ajada mööda lennukit ja kõik see fun, mis selle juurde kuulub, teate isegi. Aga seekord olime mehega kahekesi ja oli siis selline hetk, et tegelikult ma olin hästi magamata. Öö oli nagu magamata jäänud, mõtlesin, et okei, midagi väga asjalikku teha ei jaksa. Aga vaataks filmi ja leidsin täitsa juhuslikult leidsin ühe väga-väga hea filmi Coco Chanelist, keda ilmselt sa kindlasti tead, et siis üks mõjukamaid meie ajastu moeloojaid, aga mina siis seda background'i nii täpselt tal ei teadnud. Aga see osutus väga-väga-väga heaks filmiks ka äri mõistes, on ju, businessi ehitamise mõistes. Ja mingid huvitavad sellised pointid, mis ma tahaks välja tuua, et mida ta siis tegi. Et ehk siis Coco Chanel, kes nii ka täpselt ei tea, et siis kindlasti on üks moeloojaid, kes noh, juba 100 aastat tagasi lõi sellised riideesemed, mis siiani on näiteks meie garderoobis nagu väike must kleit, on ju, siis seelik ja pintsakostüümid, püksid, enne seda naised üldse pükse ei kandnud, et tema oli nagu esimene, kes siis tõi üldse püksid pildile ja nii edasi, aga oma ajastu kohta oli see väga-väga revolutsiooniline, mida ta tegi, on ju. Sellepärast, et ta põhimõtteliselt riietus ikka, hakkas riietuma nagu poiss, on ju. Ehk siis sellel ajastul kõik naised tegelikult kandsid neid korsette ja sitsid, satsid, suled, suured kübarad ja nii edasi. Aga mis hea point sellest kohe tuleb, on see, et ta tegelikult nii-öelda ta ei otsinud mingit ideed, et tal ei olnud see, et ma pean kindlasti nagu nüüd mingi äri alustama, vaid ta nägi midagi, mis vajas nagu muutmist. Ehk siis teda lihtsalt häiris see, et naised riietuvad tohutult ebamugavalt, on ju, et nad kannavad väga ebapraktilisi riideid. Nad, noh, nagu sa ütlesid, käivad riides nagu kardinad, on ju, mis peaks olema akende ees, on ju, satsilised, aga mitte ei peaks olema seljas, on ju. Ehk siis ta nägi probleemi ja ta otsis lahendust sellele. Ja ma hetkel loen tegelikult ka ühte väga ägedat raamatut, Start, Scale, Exit, Repeat, mis räägib sellest nii-öelda, kuidas olla serial entrepreneur ehk siis kuidas alustada ärisid, kasvatada ja maha müüa ja siis alustada uusi ärisid, kasvatada, maha müüa, ehk siis ka väga lahe raamat. Colin Campbell on kirjutanud, kes on siis müünud maha äkki. Ühesõnaga, ta on teinud, no ma võin need numbritega natuke puusse panna, aga ma arvan kuskil 15 äri ja vähemalt pooled väga edukalt maha müünud, ehk siis ikkagi nii-öelda ka ongi serial entrepreneur. Ja siis tema räägib sellest konkreetselt ongi, et kuidas leida äriideed, et kuidas leida midagi, millega siis edasi minna. Ja tegelikult räägib ka sellest, et ideed on meie ümber igal pool, aga me peame nii-öelda otsima ja silmad lahti hoidma. Ehk siis kui tihti inimesed kipuvad lihtsalt virisema, et kui mingi asi nagu ei toimi hästi või ei tööta hästi või on ebamugav või mis iganes, et siis on enamus inimesi nagu viriseb selle üle, aga siis on mõned, kes vaatavad, ahaa, sellest saaks luua äri, on ju. Ma saaks teha siia mingi väikse asja, mis teeks selle asja mugavamaks. Ehk siis sellest on sündinud väga suured, on ju, äriideed, et keegi lihtsalt näeb mingit probleemi ja tahab seda probleemi nagu ära lahendada. Noh, Bolt on ju, Airbnb, kõik sellised asjad, Wise, et tegelikult on need sündinud kõik sellest mõttest, et midagi nagu ei ole nii hästi, nagu võiks olla. Ja siis keegi päriselt võtab midagi ette.
et see on üks viis, kuidas leida siis ideed, millega edasi minna, on see, et sa näed midagi, mis nagu ei toimi hästi, mis ei ole nagu loogiline ja see ongi see, mida Coco Chanel tegelikult tegi ja mis on huvitav, et alguses ta üritas hoopis läbi lüüa lauljana, aga ta ei ole nii andekas laulja. Ehk siis jälle vahest me teeme mingit täiesti vale asja, on ju, võib-olla vahest me teeme mingit täiesti vale äri, on ju, meie jaoks. Ja tundub, et ma võib-olla ei olegi nii andekas selles äris või ma ei olegi nii hea, on ju, aga see lihtsalt ei ole meie nii-öelda meie tugevus. See ei ole see, milleks me oleme nagu loodud siia maailma, mida tegema, on ju. Ehk siis tema üritas tükk aega nagu laulmisega nagu kuidagi seal karjääri teha, aga see ikka kuidagi välja ei tulnud ja aga siis, kui ta hakkas seda probleemi nagu lahendama, siis ta sai mega edukaks. Ehk siis alguses ta hakkas endale tegema selliseid riideid, mis päriselt oleks mugavad, on ju. Ja alguses nii-öelda need MVP version'id, on ju, et hästi lihtsalt ei teinud kohe, ei avanud moemaja kohe, on ju, ei hakanud investeerima hullult, et ma näen, et inimesed riietuvad ebamugavalt, vaid kõigepealt tegi endale sellised riided. Ja siis, kui teised naised hakkasid vaatama, et kuule, tegelikult päris lahedad riided, tahaks endale ka ja hakkasid tema käest tellima neid. Et siis, kui ta nägi, et okei, see nõudlus nagu tuleb ja tuleb, alles siis ta tegelikult läks Pariisi ja avas oma moemaja, on ju. Ehk siis alguses jällegi, kui mingi idee tuleb, siis tasub seda enne testida ja katsetada ja vaadata, kas see ikka lendab, ennem kui hakata sinna nii-öelda tohutult investeerima. Nii et see hea point sealt ka ja samas see raamat räägib sellest samast asjast, on ju, nii huvitav, kirjutatud 100 aastat hiljem, aga räägib samast asjast, et kui sul tekib idee, siis kõigepealt põrgata, testi, vaata, kas see ikkagi lendab, on ju, enne kui sa siis all in nagu lähed sellega. Nii et sellised mõtted, on ju, et kuidas siis alustada äri, kust leida, et tegelikult need ideed ongi igal pool ja väga paljud, on ju, emad on ka lihtsalt on midagi, mida nad näevad, mis neid nagu häirib, noh, mis meil on siin mingid ökopesupulbrid ja igasugused muud asjad, et kus nad näevad, et ei ole nagu head lahendust, aga virisemise asemel nad hoopis hakkavad ise seda lahendust otsima. Et see on siis selline viis, kuidas sa saad leida. Hoia oma silmad lahti, vaata ringi ja kui mingi asi tekitab sellist tunnet, et see on ikka nii halvasti, ebamugav, et siis mõtle, kuidas ta saaks paremini teha. Ja selline väike mõte ka siia juurde, et lihtsam on teha tegelikult midagi, mida inimesed juba nagu kasutavad. Ehk siis näiteks kui võtta Coco Chanel'i näide, on ju, et naised juba kandsid näiteks kübaraid, on ju. Ja tema lihtsalt hakkas neid kübaraid disainima siis teistmoodi ja mõnusamalt, on ju. Aga ta ei üritanud nagu tuua midagi täiesti selles mõttes, et muuta nagu inimese harjumust, on ju. Et alati, kui sa nüüd hakkad midagi uut mõtlema ja tegema, see on lihtsam on see, kui sa leiad midagi, mida inimesed juba nagu teevad, aga kuidas nad saavad seda teha nagu mõnusamalt ja mugavamalt versus see, et sa üritad inimesi panna tegema midagi, mida nad harjumuse pärast, harjumuslikult üldse ei tee, on ju, et tuua täiesti mingi uus revolutsiooniline idee, mis lõpuks võib ka lennata, aga vahest see võtab lihtsalt päris palju aega, enne kui inimesed saaksid aru, et see on ju hea. Et näiteks Coco Chanel'i puhul ka, et kübarad võeti nagu hästi suht kiiresti, on ju, läksid, lendasid ja ta alustaski tegelikult oma äri kübaratega. Sellepärast, et need riided, mis ta tegi, olid ikkagi hästi väga revolutsioonilised. Et ükski naine ei käinud kunagi pükstega ja tema hakkas käima pükstega ja kõik vaatasid, mida, on ju. Et kui ta oleks nüüd üritanud hakata poes, teha suure ateljee, hakata pükse müüma, on ju. Et siis see ilmselt ei oleks väga hästi lennanud, et ta oleks enne võib-olla läinud lihtsalt pankrotti, kui inimesed oleks nagu harjunud selle ideega. Aga ta ise oli eeskujuks, ta käis, aga samas ta alustas äri kübaratega, sest naised juba kandsid ju palju kübaraid, aga ta lihtsalt hakkas neid disainima nagu teisiti, ägedamaks, on ju. Ja naistele meeldis see stiil ja see mugavus. Ehk siis kõigepealt läks nagu kübarad ja siis, kui ta sai juba tuntuks ja kogu seda usaldusväärsust, on ju, et et sellelt naiselt tuleb nagu häid ideid ja nii-öelda ta sai endale nagu selle fännklubi taha, et siis ta hakkas nagu vaikselt nii-öelda implementeerima neid teisi väga revolutsioonilisi muudatusi siis riietuses, on ju.
ehk siis lihtsam on nagu alustada sellega, et kus inimesed juba midagi nagu teevad sellist, kasutavad sellist, aga sa teed seda lihtsalt paremaks ja mugavamaks ja mõnusamaks, kui üritada inimesi nagu nii-öelda täiesti ümber kasvatada, et lõpuks see nagu ajalugu näitab ikkagi läheb nii, onju. Et nagu inimesed lõpuks hakkavad kasutama internetti, no ai oli juba no väga-väga ammu olemas, onju. Aga lihtsalt keegi nagu ei kasutanud, ei näinud seda niimoodi, et mingid asjad lihtsalt võtavad aega ja lihtsalt, kui sa üritad seda kohe nii-öelda inimmassidesse viia, siis see võib raha ennem otsa saada, kui see idee nagu inimesteni jõuab. aga kui sa võtad midagi, mis juba eksisteerib ja mida saab teha lihtsalt paremini, on ju, noh, ongi, et kui oleks tulnud näiteks, ei oleks kaardimakseid olnud, oleks kohe tulnud telefonimakse, siis inimesed oleks, ma arvan, et ei oleks võib-olla seda nii hästi vastu võtnud, sest mis asja, et ikka sularaha, aga siis nagu see käib step by step, on ju, sularaha, kaardid, siis on telefonimakse ja kes teab, mis sealt edasi tuleb, aga see kuidagi tuleb niimoodi step by step, on ju. Et sellised mõtted siis, kui sa otsid endale uut ideed, mida teha ja kuidas siis alustada, siis päris raske on nii, et sa istud lihtsalt laua taha ja hakkad mõtlema, et nii, mida ma võiks teha. Aga palju parem on see, et sa lihtsalt käid avatud silmade ja meelega ringi ja vaatad, et mille üle, mis nagu sul endal kuidagi frustratsiooni tekitab või mille üle teised inimesed palju virisevad ja mõtled, et mis see väike lahendus võiks olla, mis teeks selle lihtsamaks ja see ei pea olema midagi väga suurt, see võib olla ka midagi väikest. Aga kui see on vajalik, siis inimesed on nõus selle eest, on ju, maksma ja jällegi sa ei pea ise olema ju väga selline tehnikainimene näiteks, et mingit tehnilist lahendust leida, sest sa alati saad leida kellegi, kes selle nii-öelda teeb või programmeerib või valmis mõtleb, on ju. Ja sul peab olema see idee, sellepärast et lõpuks ega sa ei taha endale luua, on ju, töökohta, sa tahad endale luua äri. nii et otsime ideid. Aga jaga kommentaarides ka, et kus sina oled, et kas sa otsid uusi ideid, mida teha või on juba nii hea idee olemas, et kindlasti lähed sellega ja mis mõtteid see live sinus tekitas, mis häid raamatuid oled ise lugenud viimasel ajal, filme vaadanud, mis on sind äriliselt inspireerinud. nii et alati lahe, kui selliseid asju kogukonda jagad ka. Vot. Aga mõnusat ägedat päeva ja näeme-kuuleme. Tšau!